Kui sinu käes või taskus on nutitelefon, siis selles videos ma näitan, milline jõukus on sinu käes tänapäeval. No vähemalt võrreldes meie eelkäijatega. Tänase video inspiratsioon tuleb sellisest raamatust nagu Julge. Peter Diamandis on siis mees, kes räägib sellest, kuidas tehnoloogia on muutunud meile kõigile kättesaadavamaks. Ja siin ma näitan inspireeritud tema raamatust 10 seadeldist, mis omal ajal maksid väga-väga palju, aga tänapäeval on sinu nutitelefonis kenasti olemas. Vaatame lähemalt. Kõigepealt stardime siin videokonverentsi võimalusega. Sul on tänapäeval võimalus Skype'i vahendusel täiesti tasuta suhelda teiste inimestega teisel pool maakera. Omal ajal, 82. aastal, kui tuli välja korralikult toimiv videokonverentsi lahendus, maksis see $250 000. Kujutad see ette, $250 miljonit. Ja kui me nüüd võtaksime selle $250 000 tänapäeva nüüdisväärtusesse, need on arvutatud 2011 aasta seisuga, oleks see enam kui $500 miljonit. Wow! Mõtle, milline võimekus on sinu käes videosilla näol, mida sinu esivanematel ei olnud. Või GPS, suutlikkus navigeerida, liikuda sinna, kus sa iganes soovid. Kui 82. aastal tahtsid GPS-i omada, maksis $119 000. Päris rets. Või diktofon. Sa võid salvestada enda mõtteid. Omal ajal, 78. aastal, tuli välja käia 2,5 tonni selle jaoks, et diktofon saada. Või digikell. Tänapäeval sa võib-olla isegi päris palju kasutadki telefoni enda kella asemel, käekella asemel. Kui tahtsid 69. aastal digikella, maksis see üle $1000. Või 5 megapiksline kaamera, millega teha fotosid. Palju maksis? 86. aastal tuli 3 tonni välja käia. Eks praegu on ka ilmselt kaameraid, mille eest sellist suurt summat välja käia, aga samas 5 megapikslise pildi teeb kenasti juba lihtsam nutitelefon ka ära. Või videoplejer, et vaadata kõige ägedamat sisu, kõige erakordsemaid filme või lausa enda salvestusi. 81. aastal tuli käia üle $1000 välja, et saaks endale videoplayeri. Või videokaamera, nagu praegugi ma salvestan nutitelefoniga, oleks tahtnud seda omal ajal teha, oleks olnud tarvis osta kaamera ja siis eraldi töötlusjaam ja värgid üle $1000. Või muusikaplejer, kõige erakordsemaid lugusid või podcaste või häid asju kuulata. Tada! Peaaegu $1000 maksis 82. aastal, kui välja tuli. Ja rõhutan jälle, punasega on siis, kui me paneme praegusesse ostujõu väärtusesse, et kui palju me praegu peaksime umbes välja käima, arvestades meie sissetulekuid, et saada sellist toodet. Või entsüklopeedia. Kunagi omal ajal oli entsüklopeedia CD-plaadi peal. Maksis ilmatuma raha, aga tänapäeval me võime ju Wikipeedia kaudu saada koheselt täitsa tasuta ligi kogu maailma infole. Ja miks ma ütlen täitsa tasuta on seepärast, et Wi-Fit on võimalik ka meil ju täitsa tasuta saada, kui läheme kuskile avaliku Wi-Fi kohta. Videomängukonsool. Omal ajal Atari maksis päris palju, nüüdisväärtusesse arvestades. Aga praegu saad lihtsamat mullimängu või mis iganes asja on tarvis teha ka enda telefonis. Aga vaatame palju kogu see asi nüüdisväärtuses kokku maksab. Ehk siis mitme $100,000 eest on sul tehnoloogiat sinu nutitelefonis. See summa on peaaegu $900,000. Päris lahe, eks ole? Ehk siis sinu taskus on peaaegu $1 miljonit eest tehnoloogiat, vähemalt kui võrdle seda sinu esivanematega, nendele kättesaadava tehnoloogiaga. Seega see küsimus on, järgmine kord, kui sa telefoni sisse lülitad ja lähed vaatama kas siis Facebooki või Instagrami lihtsalt sobrama, siis mõtle korraks, mida sa võiksid teha selle peaaegu $1 miljoni tehnoloogiaga, mis on täna sinu valduses. Ja ma infost ei hakka rääkimagi mitme $1 miljoni eest. Infot on sinu jaoks täiesti kättesaadaval. Seega mine välja ja loo midagi erakordset.